Mopsi preilisid Sõõlia ja Maip Põrnikas. Muinasjutt selles, et sõprus ei vali. See lihtsalt juhtub. 11. mail kõige soojemal laupäeva hommikul läks Mopsi preilisid Sõõlia jalutama. See polnud lihtsalt jalutuskäik. See oli pidulik väljumine. Saba täiuslikult rullis. Käpad astumas väärikalt. Nina töötamas täielikult skaneerimise režiimil. Sõõlia, täna on emadepäev, ütles perenaine. Kogu linn on pidu ehtes. Sõõlia noogutas. Ta teadis seda. Ta teadis alati kõige esimesena. Nad läksid Stroomi randa, sinna, kus lõhnab mere, adru ja natukene ka seegluse järele. Kajakad karjusid vee kohal. Lained loksusid vaikselt vastu kive. Kevadine tuul sasistasid Sõõlia kõrvu. Koer lubas seda talle kui suurt vastutulekut. Kõik oli hästi. Kuni hetkeni, mil miski prantsatas otse talle vastu nina. Brrrr! Sõõlia ei hüppanud isegi eemale. Ta lihtsalt vaatas. Maas tema ees lebas sellele üks mardikas, jalakesed püsti. Pruun, ümmargune, tundlatega. Ta siputas meeleheitlikult kõigi 6 jalaga korraga. Brrrr, ütles ta, mis tähendas umbes. Oi, vabandust, ma ei teinud meelega. Perenaine astus sammu tagasi. Inimesed läheduses läksid mardikas kaarega mööda. Keegi krimpsutas nina. Sõõlia ei taganenud. Sõõlia kükitas ja vaatas tähelepanulikult. Mardikas lakkas jalgadega siputamast. Ta vaatas koerale ühe ümmarguse silmaga otsa. Sa kukkusid, ütles Sõõlia. Kas sul juhtub seda tihti? Brrr, vastas mardikas, mis tähendab. Jah, kahjuks küll. Perenaine aitas mardika ettevaatlikult õiget pidi ja too istus kivele. Sirutas tiibu ning pakis neid uuesti kokku. Seejärel vaatas ta uuesti Sõõliat. Sa ei jooksnudki ära, ütles ta imestunult. Miks peaks, vastas Sõõlia. Sa pole ju ohtlik, lihtsalt koperdis. Mardikas solvus, siis mõtles ja siis nõustus. Minu nimi on Juhan, ütles ta. Ma ütlesin emad, täna on ju emadepäev, aga ma ei tea, kus ta on. Sõõlia istus sirgelt. See oli tõsine asi. Räägi, kus sa teda viimati nägid? Vana-Pärna juures, ütles Juhan. Seal, kus kool on soe ja lõhnab mee järele. Aga ma lendasin merd vaatama. Esimest korda elus. Ja põrkasin sinu vastu. Meri ootab, ütles Sõõlia. Kõigepealt ema. Ja nad läksid. Ees Sõõlia tähtsalt ja sihikindlalt ja tema seljas istus Juhan ja näitas tundlatega teed. Perenaine kõndis kõrval ja naeratas.
Inimesed vaatasid musta mopsi, kelle seljas on Mardikas ja jäid seisma. Vaata, ema, Mardikas, ütles üks poiss. Ära karda, ütles tema ema. Maepõrnikad on head, nad lihtsalt otsivad omasid. Sitsilja kuulis seda ja mõtles, õige ema. Vana Pärna juures pargi servas hakkas Juhan äkki kõigi tundletega värisema. Ta on siin, ma tunnen! Koore alt lendas välja suur maepõrnika ema, ärevil ja kiire. Juhan, kus sa olid? Ma otsisin sind terve hommiku. Ema, ma nägin merd, hüüdis Juhan. Ja sain Sitsiliaga tuttavaks, ta ei kartnud mind üldse. Ema Mardikas vaatas mopsi. Mops vaatas ema Mardikat. Aitäh! Ütles Mardikas vaikselt. Ärge teineteist ära kaotage, vastas Sitsilia. Juhan lehvitas hüvasti jätkuks tiibu ja nad lendasid temaga oma Pärna poole. Sitsilia vaatas neile järele, siis vaatas ta perenaist. Perenaine sügas teda kõrva tagant. Sa oled tubli, Sitsilia. Sitsilia tursatas. Muidugi tubli. See oli alguses peale teada. Nad läksid edasi Pikki mereranda. Kevadine tuul lõhnas Pärna ja Soola järele. Kuskil pea kohal põrises Juhan. Kontrollis, kas kõik on korras. Ta teadis nüüd. Meri on imeline. Ema on lähedal. Ja vahel on parim sõber see, keda sa üldse ei oodanud kohata. Sellest ajast saadi kohtusid Juhan ja Sitsilia mere ääres tihti. Igal laupäeval või peaaegu igal läks Sitsilia Stroomile tähtsalt, sihikindlalt, sabarullis. Ja kuskil pea kohal hakkas põrisema. Põrrrr! See tähendas, ma olen siin. Sitsilia sööstis paigalt ja jooksis mööda liiva nii kiiresti, kui 4 lühekest käppa ja väga tõsine iseloom vähegi lubasid. Juhan tuiskas tema kohal, põristades kõigest jõust. Kes keda taga ajas, on siiani selgusetu. Inimesed jäid seisma ja vaatasid, must mops kihutab mööda randa ja tema kohal lendab Mardikas. Mõlemad täiesti õnnelikult. Imelik paar, ütles keegi. Parim paar, vastas keegi teine. Aga meri vaatas need ja loksus vaikselt, nagu naeraks rõõmust. Kas teadsid, maepõrnikas lendab nagu tiivadega kohver, valjusti, enesekindlalt ja täiesti ettearvamatult. Teadlased imestavad siiani, kuidas ta üldse lendab. Ta ei hammusta kunagi, ta on lihtsalt koperdises lendur, kellel on väga vali mootor. Kui Mardikas on sellele kukkunud, ei saa ta ise end õiget pidi keerata. Aita teda, et on sulle väga tänulik, nagu Juhan. Tema jalgadel on väikesed konksud, seepärast ta kõditab, kui käele maandub. Neid pole näpistused. See on lihtsalt tema ehitus. Maepõrnikas lendab valguse peale, mis tihti põrkab vastu laternad, aknad ja vahel ka mopsi preilisid, mitte meelega.